Kõik tõenäoliselt me oleme kuulnud inglise keeles kahest mõistest, management versus leadership. Kuidas neid aga tõlkida eesti keelde? Üheks võimaluseks on vaadata seda siis läbi ülemuse versus juhi perspektiivi. Nimetame näiteks managemendi ehk siis manageerimise selliseks ülemuse tüüpi juhtimiseks, mille kohaselt juhi tööülesandeks on töö organiseerimine oma tiimis, eesmärkide püstitamine, töötajate juhendamine, probleemide lahendamine, tulemuste saavutamine, kõik võimalikud sellised tehnilised, protsessilised ja natuke võib öelda ka spetsialisti ülesanded. Nüüd, kuidagi ei saa öelda, et need valed oleksid, sest ilma nendeta ükski juht hakkama ei saa, sest kui ta ei pööra nendele asjadele tähelepanu, siis varem või hiljem tegelikult see meeskond kas variseb kokku päris või vähemalt ta ei saavuta oma püstitatud eesmärke. Küll aga võib seda juhtimislikku lehtrit natukene laiendada, öelda, et selle managemendi kõrval eksisteerib veel teine juhtimislik dimensioon, mille võiks nimetada siis leadershipiks ja eesti keeleks oleks hea vasteks võib-olla liidritüüpi juhtimine. Ja liidritüüpi juht näeb oma ülesandena ka oma töötajate tunnustamist näiteks, mille kohta ülemuse tüüpi juht ütleb, et mis tunnustamine, et ma ei näe selliseid tulemusigi, mille nimel tunnustada, et töö kiidab tegijat ja kui on head tulemused, küll siis tunnedki, et oled midagi saavutanud. Või töötajate arendamine näiteks, mille kohta ülemus võib öelda, et kuidas mina sind arendada saan, et arenda iseennast, loe, õpi, käi koolitustel, vaata, kuidas mina arenesin siin, juhiks arenesin välja. Iseseisvuse suurendamine, mille kohta selline ülemuse tüüpi juht võib öelda, et kuule, ma ei saa neid usaldada, et nad niigi ei saa oma tööga hakkama ja kõik pean mina siin tegema ja käima ja otsustama ja kontrollima, et kui ma hakkan veel nende iseseisvust suurendama, et siis see lõpeb totaalse krahhiga. Ja nüüd seda kahte mõõdet koos, et seda võiks siis nimetada tunnustavaks juhtimiseks. Ja tähendab see siis seda, et sa juhina pead silmas nii seda, mis toimub sinu meeskonnas sellisel tehnilisel, numbrilisel tasandil, aga sa väga kiivalt jälgid ikkagi ka seda, kuidas moodi inimesed toimivad, mis on nende vajadused, mis on nende ootused, kuidas see koostöö on, missugune on see organisatsiooni või meeskonna kultuur, kas see täna toetab tegelikult neid eesmärke, mida me oleme püstitanud. Ja selle osaga tegelemine siis teadlikult võib öelda, et see on liidri töö.